soul searching, fall apart, tunnel vision, hiding in the dark. Well, I ain't gonna holler before I really bleed. Salvation, a quick fix remedy. You said I never could change. I thought I never could change. They said I never could change. Damn right, never would. Leave the light on. Leave the light on. Tere hommikust, on uus vlog, uus nädal. Minu jaoks hakkab siis nädal 5 nüüd challenge'iti, kokku on 6 nädalat, nii et ainult 2 nädalat on veel jäänud. Ja mina isiklikult teen siis oma 3 trenni nädalas sinutrenn.ee äpis. 5000 sammu iga päev, alkoholi ei joo ja toitun nagu koduste täisväärtuslike toitudega. Ma ei suuda uskuda, et me oleme juba 5. nädalas. Iga kord tundub see alguses nagu mingi megapikk periood. Siis aeg lihtsalt lendab ja here we are, 2 videot on jäänud. Nagu te nägite, siis ma sõin hommikusöögi ära, tegin moodi ära. Ma panin Sinutrenn Instasse postituse ja oma Bookstagrammi postituse. Ja nüüd mul ongi aeg minna jalutama. Ilmad on ikka nagu suht külmad, aga vähemalt täna on päikseline. Peale jalutamist ma lähengi kohe pessu, sätin ennast valmis ja siis Henri tuleb meile 9 ööks. Kuna Henril oli eelmine nädal sünna, siis ta sai raha sünnipäeva kingituseks ja ta tahtis tulla Tallinnasse shoppama, et mingid suveriideid võib-olla. Ja Sassil on mingeid asju vaja ja ma vaatan ka natuke ringi, kuigi mul endal väga midagi vaja ei ole. Aga ma tahaks näha meie neid Sportlandi plakateid Sportlandi poes. Ilmselt lähme kuhugi Saarasse. Kui me tunneme, et Ülemistest me ei saa piisavalt asju, siis me lähme veel kesklinna ka sinna, kus on Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, nendesse poodidesse ka. Aga väga rohkem mingeid suuri plaane tänaseks ei ole, et ongi pigem siuke chill. Peale shoppamist ilmselt tuleme koju. Võib-olla käime kasiino juures. Henri pole teda kunagi näinud. See nädal veel ei ratsuta täna ja homme, aga me läheks ilmselt lihtsalt teda vaatama. Ehk siis siuke perekondlik laupäev. Ma tunnen ennast üli välja puhanud. Üks asi, mis selle challenge'iga on hea, et kuigi ma liigutan ennast rohkem, energiakulu on suurem, ma olen rohkem väsinum, ehk siis ma magan mega sügavalt. Nagu iga öö ma panen pea peale. 8-9 tundi ma olen täiesti nokkis. See on hommikuti nii mõnus tunne niimoodi ärgata. Yeah, leave the light on. If I'll ever change, because I was going to say, you know, in a beautiful ball gown, you have to wear Spanx. No. It's a stretchy maternity band around my stomach. So I can eat until I'm engorged. Kell on 11.20, mul on 11.30 laserepilatsioon. Ma käisin ruttu pesus, tegin ennast päevaks valmis. Ja ma ei ole kuskil aasta aega laserepilatsioonis käinud. Ma käisin eelmine aasta ja tegin full kuuri Confidos. Siis ma veel töötasin Breakwateris, nii et kuigi Confido on mega kallis, minu arust oligi üks sessioon, bikiinipiirkond ja kaenlaalused oli 170 €. Ma ootasin alati mingeid pakkumisi. Confidol olid tollel ajal laserepilatsioonile hästi tihti -30% pakkumised, et siis ma võtsin. Ja sa käid iga mingi 6-8 nädala tagant. Minu arust ma käisingi mingi 4-5 korda. Kuna mul on suht siuke nagu euroopalik karvukate, ei ole väga põikpäine, siis kaenlaalused ja bikiini olid nagu täiesti siledad terve suvi, isegi sügis ja isegi praegu tegelikult mul kasvab palju vähem karvu kui enne oma laserepilatsioonikuuri. Aga nüüdseks ikkagi kasvavad karvad, ma ei ole käinud nüüd peaaegu siis aasta aega ja mul jäi meelde oma kulmutüdruku jutust, et ta tahab lisada laserepilatsiooni ja lisabki oma salongi. Ehk siis ma tulingi siia Browprosse nüüd, ma nende kodulehelt veel ei leidnud seda, aga kuskil 6 aja jooksul lisanduvad kõik ja tegelikult nad vist juba teevad, ehk siis te võite ka kirjutada neile, kui teid huvitab kesklinnas ja soodsam variant kui mingi Confido on ju. Ja ma teengi jälle kaenlaalused ja bikiinipiirkonna ja siis enne reisi, enne Toskanat ma lähen teen ühe korra veel, et üldjuhul ongi siuke, et juba esimesel korral sa tegelikult märkad, mina märkasin väga suurt vahet, et karvad ei kasva enam nii tihti või kui nad kasvavadki, siis nad on palju nõrgemad ja peale teist korda ma usun nüüd, eriti kuna ma eelmine aasta käisin ka, siis mul on ikkagi suht nagu silemaa juba, ma loodan terveks suveks, et nagu vahepeal ikka natuke raseerid, aga see canceldab täiesti siukse igapäevase raseerimise ära, mis on minu jaoks täiesti life changing ja mul ei ole isegi mingid mega paksud ja tumedad karvad, lihtsalt see raseerimise tihedus on tüütu. Siin on mingisugune bachelorette party vist, mingi naiste kamp on siin. Ma ei tea, mis toimub siin, aga that's beside the point.
Tennessee. While the cold here in Sweden got the best of me. Well, haven't I got better shit to think about than that shit? Like deadlines, rent's due, bills pile up, family day in, day out, the clock's mocking me, getting old, oh God, the kids deserve so much more than this, gotta get rich. You said I never could change, I thought I never could change. They said I never could change, damn right I never would. Leave the light on. Kui peaks juhtuma kõige hullem, et ta tahab lihtsalt kuskile poole kihutada. Ja hoiad jalust. Kui ta tahab kihutada sinna. Ei, seda ei juhtu, sest mul on köis küljes. Astud siia ja vasak jalg enne. Nii, see siit tundub okei. Saad toetada siia ilusti. Jah. Hoiad jalgadega kinni ja hoiadki allkäsi. Ja alustame kõigepealt lihtsalt kõnniga, vaatame, kuidas sul ennast tunne on. Kui galopp ja hüpped juba, seda teeme 15 minuti pärast. Päris kõrgel. Ja, nii. Sisuliselt, mida sa teedki? Sa ära kallutama keha, sina vaatad kogu aeg otse. No sa sobid ju hästi sinna. Peaks tegelikult istuma natuke sirgema seljaga. Jah, istak on kõige olulisem ratsaniku puhul. Ma ise ka vahepeal olen küürus. Aga nagu õlad taga, all. Et kui sa vaatad korra nagu taevasse, siis see. Jah. Proovi korra, et sa klentsid oma tagumikku ja tõmbad õrnalt ratsmetest. Jah, aga noh, sa ei taha talle haiget teha siit eest, et see klents on ka koos. Nii, ja siis lähed edasi. See seisma jäämine on ka väga oluline. Täitsa julgelt võtta nagu mingi siit kinni. Tegin juba selle vea enne, et nagu tagumiku klentšimise asemel ma lükkasin kandadega. Ei, jah, sest kui sa lükkad kandadega, siis ta tahab edasi minna. Siis jah, tupli. Jah, isegi täpselt, siis sa võid teda patsutada, kui ta teeb õigesti. Ja siis sa annad kanda ja lähed edasi, sa võid teda patsutada tupli hästi. Tupli. Kui kõrge ta see selg on? Ta on mingi 174, vist on ta turi. Kas sa tahad proovida traavi või on liiga vara? Ei võin proovida küll. Kui ta hakkab nüüd jooksma, siis sina üritad temaga ühes rütmis ennast nagu jalustele. Proovi korra lihtsalt jalustele püsti minna. Joostes on seda kergem teha. Ja kui sa tunned, et ta on liiga kiire, siis istud ja clench enam ei kergenda. Nii, nii, op. Ja ratsmed natuke lühemaks kätte. Tubli, kergendad ja sõidad. Ja võidki lihtsalt seda keharaskust rohkem nagu keskel, et sa ei kalluta temaga pöördes kaasa. Selg ilusti sirgelt, et iga kord, kui sa tunned, üldjuhul ongi see, et kui näiteks midagi on, hobu nehmatab, et sa ise lähed kohe niimoodi ja saad aru. Ja siis sellepärast sul on vaja natuke lühemaid ratsmeid. Nii, ja proovi saada sammule. See prr aitab hästi tal. Natuke, mida sa võid teha, kõndides natuke ka võib-olla mudida ratset. Äkki ta tuleb sul ratsmesse, mitte väga tugevalt, aga õrnalt ja tule kõnni minu kõrvale ja tee peatus. Ja kui ta tahab välja surra, siis kandadega. Nii, ja stopp. Hästi. Nii, ja teeme teisele poole 8 kõndides samamoodi. Me võime proovida väikse traaviringi teha ka, aga tee siin korra üks sammuring, see sama, mis sa köie otsas tegid. Aga proovime nii, et sa teed seda sama pärast traavis, aga ilma köie. Jah, sa võidki täitsa nagu... väga hea. Sa oled jumala tubli ju. Täiega. Tasakaal ja kõik see tuleb ajas. Kannad võiks all olla, aga et nagu kand on täiesti niimoodi, aga nii, proovi nüüd üks kurv veel teha. Ma tahan selle suure ringi teha. Selles mõttes ärme päris suurt tee. Ma ei taha, vaata, ta võib ehmatada või midagi, aga sa võid minna näiteks poole platsini. Poole platsini ja tagasi on okei. Natuke. Meie perepäev on jõudnud lõpule. Henri sai endale uued tossud ja Saarast mingi päris palju särki asju. Sass sai Sportlandist väga palju uusi asju. Ja siis me käisime Tallis, nagu te nägite. Ja Sass oli mega tubli. Ta on uus varsti ratsasportlane, olümpiasportlane. Ma oleks arvanud, ma ei tea muidugi, kui hea treener ma olin, aga et selle köie pealt ma nagu teda lahti ei lase. Aga tundus nii hästi hakkama saavat. Ja ka siin on üldse nii rahulik hobune, et temaga on nagu veits kergem neid asju teha. Ja lasime lahti ja Sass pani traavi ja väga tubli, nii et Sassist saab ka äkki varsti ratsutaja. Kuidas tundus Sass? 1-10, kui hea oli kasiinoga ratsutada? Kasiino oli väga tubli. Sa olid ka väga tubli.
Kümpa kindlasti. See on su loomuses, varsti sa oled farmer ja siis sul on oma hobused. Don't mind if I do. On nüüd silmarutiin. Meil on vaja ühe ampulliga ta silmad ära pesta. Naatriumkloriidi lahusega. Ega sulle väga siin meeldi, aga peame tegema, siis su silmad on haiged. Ja siis me paneme mingit ravikreemi talle silmu kaasama. 3 korda päevas käib see 3 nädalat ja siis loodetavasti saame ta silmapõletikust lahti. Näita siia nüüd, näita, peseme silmad ära. Tuleb ikka päris korralikult mingit löga silma. Ja just peale uues käiku, sest et siis on õiatolm võib-olla silmas. Ei ole veel läbi. Natuke veel ja tubli ole. Ja ausalt öeldes mõni päev on ilusamad silmad, mõni päev on jälle ülikoledad. Täna on ülikoledad, nii et ma ei tea, kas see aitab või ei, aga hullemaks ikka ei saa muuta. On ju naala. Hästi, kõik. Ongi kõik tubli. Ja üks hea tüdruk on väärinud ära ilusinki. Istu. Hästi tubli. Meie elutuba on järjekordselt tühjaks tõstetud. Noora, sinu joogatrenner tuleb täna jälle filmima. Ta käib 1 kord kuus ja sellest eelmisest korrast ongi 6 aega möödas. Ehk siis täna filmime jälle järgmise kava jaoks tema videod ja siis Sassiga tõstame alati hommikul asjad eest ära. Aga ma tahtsin 2 teemast rääkida teile. Ja enne kui me alustame, siis ma näitan teile oma keha lihtsalt, sest on sellega seotud. Nii, see on minu keha. Näete mu keha? Vaadake. Nii mugav on näidata oma keha 10 000 inimesele. Nali. Aga see on siis 33-aastase naise keha, kes käib trennis juba viimased mingi 15 aastat, äkki mingi 3-4 korda nädalas. Mõningad ekstreemsemad perioodid oma elus tegin 5 korda trenni. Kunagi lugesin kalorid, aga praegu lihtsalt toitun intuitiivselt, üritan mitte rämpsu süüa, aga samas ma ei piira endale midagi. Ma ei ütle, ma venna sünnipäeval tordil ei ja siuksed valikud on mulle sobivad. Ma ei olegi mingisugune fitness six-pack, aga uskuge mind, kui ma ei teeks trenni ja ei oleks teinud viimased 15 aastat, siis mu keha oleks hoopis teistsugune. Et see on nagu see preface, mis ma tahan siia öelda. Sest üks kommentaar, mis ma olen aastate vältel palju saanud, just eriti nende challenge'ite, aga ma saan siukseid kommentaare, et sa teed nii palju trenni, aga umbes sa oled ikka paks või sa teed nii palju trenni, aga sul on ikka mingi vatt sees. Sa teed nii palju trenni, aga ei näe nii hea välja kui mingi fitness model. Ja mina isiklikult seda ei võta hinge, selles mõttes nagu tõsiselt. Ma ei räägi sellest sellepärast, et see kuidagi mind nagu mõjutab. Ma lihtsalt tean, mis töö läheb sellesse, et näha üldse välja keskpärane ja ma ei ole nõus tegema seda tööd, et näha välja bikini fitness, sest ma tahan elada oma elu ja tasakaalu ja nii edasi. Aga siiani ka eelmise video all ma sain siukse kommentaari ja siis mu sõbranna kirjutas mulle ja mu sõbranna oli nii endast väljas, ta oli mingi nii vihane. Ta teab, et ma teen IVF-i, siis mu kõht oli nagunii süstidest paistes, aga isegi ilma IVF-ita naistel on nädal, kus sa oled täiesti vett täis, sul on päevad, su keha hoiab vett kinni, sa oled mingi paistes ja siis järgmine nädal sa võid välja näha nagu mingi supermodell. Kõik vesi on kehast väljas, sa tunned ennast ülihästi. Lihtsalt naistena meil on siuksed tsüklid ja meie keha muutub nagunii iga kuu, vahet pole mis vormis või kaalus sa oled, aga IVF-iga eriti, mis ma tundsin viimased 2 nädalat, ma olin nagu mega vett täis, et nüüd ma tunnen esimest päeva, kus mul natuke rohkem on vesi kehast väljas, aga ikka mitte täiesti. Ja ma meelega ei lõika neid kohti videotest välja, kus ma mingi teen jalapressi ja ma toon jalad alla ja mul on mingisugune kõhuke seal, et see ongi naise keha. Ja ma lihtsalt tahaks nagu rohkematele inimestele teadvustada seda. Üldjuhul, kui naisel pole üldse alakõhus mingit rasva, siis tihtipeale geneetiliselt see võib ka olla. Suures plaanis ikkagi enamus naistel on ja jääb see alakõhuke ja see on täiesti fine. Ma ei hakkagi seda oma
videotest välja lõikama ja ma olen tavaline naine, kes teeb võib-olla natuke üle keskmise trenni, isegi ma ütleks lihtsalt keskmine Eesti naine on nii sportlik. Ülipaljud meist teevad tegelikult 3-4 korda nädalas trenni, on ju, et see ongi niisugune nagu keskmine naine, aga nagu te näete, mu toitumine ei ole mingisugune munavalge kanafilee, ainult salat, et ma söön koduseid toite. Ma ise olen hästi tuimaks õnneks muutunud selle 7 aastaga YouTube'is, et ma ei võta seda hinge, mul on päriselt nii suva nagu päriselt. Lihtsalt see IVF on asi, mis mõjutab väga palju mu keha, isegi ilma IVF-ita ma ei tahagi olla nagu siukene, nagu ma olin kunagi, kui ma kunagi tegin kalorilugemisi ja mingi mega preppisid. Need on valikud, mida igaüks meist võib teha, aga minu arust ma näen ilus välja. Ma olen praegu siin vaeva näinud suve, ma tunnen ennast hästi, ma näen tulemusi. See, et mul mõni nädal on rohkem nagu vett kehas. It is what it is, ma olen tavaline inimene ja lihtsalt mõistame seda, mis töö läheb mingitesse fitness-modellide elustiili ja saame aru ka, et see ei ole pikas perspektiivis tervislik ega jätkusuutlik ega realistlik enamus inimestele enamus elustiilide juures. That's it, ma käin kiirelt pesu, siis ma räägin teisest teemast, mis ma tahtsin rääkida tegelikult, mis ma olen nii obsessed. Teine teema, millest me tänases podcastis, sest ma olen nii pikalt juba räägime, on kantrimuusika. Spetsiifiliselt USA kantrimuusika, sest kui ma eelmine aasta käisin Urissaare kantrifestivali Eestis, siis ma sain aru, et minu arusaam sellest, mis on kantrimuusika ja selle festivali arusaam olid täiesti teised. Minu jaoks Curly Strings ei ole country, ma ei tea, igal juhul, aga ma käisin Curly't vaatama, siis oli väga hea. Igal juhul minu armastus Ameerika country muusika vastu sai alguse, kui ma elasin Ameerikas vahetusõpilasena. Ehk siis ma saan aru, et see on üsna nagu välismaa teema rohkem võib-olla. Nüüdseks on küll Eestis ka inimesi, kes kuulavad täiega seda. Mul on oma country playlist, ma võin selle siia video alla linkida. Et kui teile meeldivad ka just nagu tänapäevasemad country laulud, nagu suht pop žanriga miksitud on need juba tänapäeval. Igal juhul ma jätan siia video alla oma playlisti. Aga teate seda tunnet, ükskõik mis žanriga, ükskõik mida, kui sa leiad lihtsalt mingi effing hea laulu. Sa leiad selle laulu, mis hitib. Ja vahepeal sa nagu kohe ei saa sellest aru või siis sa oled mingi, oota, mis laul see oli, lähed tagasi ja siis sa oled lõpuks nagu nii obsessed sellest. See on nii hea tunne. Hiljaaegu ma olin ratsutamas ja mul ei olnud treeneriga trenn, ma olin lihtsalt ise platsil. Siis mul on alati üks kõrvaklapp ja ma kuulan üldjuhul kantrit siis. Aga see on siuke nagu poole energiaga kuulamine, sest sa tegelikult teed trenni ja sa keskendud hobusele. Sul on ainult üks kõrvaklapp, aga see on siuke nagu fun tausta heli. Aga siis selle trenni ajal mul jäi nagu päris mitu laulu niimoodi kõlama, et see tundus huvitav või see meelde, see oli nagu kaasahaarav, mulle meeldis see laul. Et ma läksin peale trenni tagasi, klikkasin läbi need laulud, mis olid eelnevalt siis käinud ja siis okei, see on hea, lisasin need oma playlisti, siis ma hakkasin märkama, et kuigi see oli mingi general, mingi today's top country songs playlist, siis kõik need 3 laulu, mis ma ühe trenni jooksul lisasin, mida ma polnud varem kuulnud, olid ühe ja sama artisti lauldud. Nagu mis kokkusattumus, ehk siis mulle ilmselgelt meeldib see artist ja ma olin mingi oh my god, ta nimi on Cameron Marlowe. Siis ma nagu kuulasin neid 3 laulu ja need olidki 3 laulu, millest ma olin üli obsessed ja ma kuidagi ei läinud nagu deep dive väga sellesse artisti, on ju. Aga sinna see tookord jäi ja nüüd täna hommikul, kui ma oma samme kogusin peale trenni nalaga, siis mul hakkas üks nendest 3 laulust uuesti käima ja ma märkasin selle laulu coverit, selle albumi coverit, siis ma üldjuhul muidu nagu ei keskendunud väga, aga märkasin, mis on selle albumi pealkiri, kus see laul siis kirjas on. Ja selle albumi pealkiri on Sad Songs for the Soul. Ma olin mingi, kuidas ma seda varem pole märganud, I'm a sad girl. Mulle meeldivad kurvad laulud, mulle meeldib country, mulle meeldib see artist. Ilmselgelt ma olen täiesti obsessed nendest 3 laulust, mis ma olen juba leidnud, aga ma ei olnud viitsinud kuidagi deep dive teha ja siis ma läksin selle albumi peale. Öelge mulle, miks on iga laul siin albumil parem kui eelmine. Siin on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 laulu. Ma ei suuda lõpetada selle kuulamist nüüd. Mul on 2 tundi need laulud ketranud ja ma lihtsalt tunnen, et see on see album, mida ma kuulan mingi 2 kuud järjest. Lihtsalt see meloodia seal taga, need mingid instrumendid, mida on kasutatud. Mis instrument see on? Kas see on suupill, mis niimoodi nagu kuulake korra seda algust. Mis kurat see on? See lihtsalt kõditab maju. Ma ei saa aru, ma pean guugeldama, ma lihtsalt pole aega olnud, sest ma olen siin oma vatsakesest rääkinud ja nüüd pesemas käinud ja nüüd ma räägin teiega sellest country albumist, millest ma olen obsessed. Lihtsalt külmavärinad juba enne, kui ta laulma hakkab, külmavärinad, iga lauluga külmavärinad. Siis need sõnad. Lihtsalt nagu kui keegi saaks mu aju pugeda ja võtta mu mingid mõtted erinevatest etappidest mu elus ja panna need lauludesse. Sad Songs for the Soul. Ja arvaks, et see on mingi masendav asi, vaata, et nagu sa kuulad kurba albumit. Ilmselgelt ma olen üliõnnelik, et ma selle albumi leidsin. Ma olen lihtsalt nagu, mul on uus album, kus on 10 laulu, mida ma täiega kaifin. Nagu lihtsalt kuulake. Ma tean, et see ei ole mingi pop-žanr, aga nagu lihtsalt nagu mu lemmikmuusika. Siin on ka see sama suupill minu arust. Mis seal taustab? Mis instrumendid teevad sükest häält?
Kuulake seda, kuulake seda. Need on nii kurvad sõnad, aga nagu mida helli. Enamus teist ratsut vaatab mingi Karin, see on täielik trash, aga sorry. Nii, järgmine. Aitäh, et te tulite täna Karini muusikatundi. Siin on järgmine meloodia, mida me kuulame. Lõpetage nii ära, see on nii hea. Ma oleks valmis praegu oma kodu maha müüma, et seda albumit laivis kuulata reaalselt. Kui multidimensionaalne. Kui te ei pannud seda troppi tähele, siis me kuulame seda uuesti. Nüüd rääkides tõsistest päevakohastest asjadest. Äpis on toimumas see, et meil on täna siis jooga filmimine. Suve challenge kestab juuni alguseni ametlikult, aga seda 6 nädalaga vormikava võib teha millal iganes. Siis järgmine nädal enne suve challenge lõppu ma juba panen uue jõusalikava ja uued koduvideod. Siis veel juunis tuleb see uus joogakava, siis millalgi juuni lõpp või juuli algus tuleb täitsa nagu full bikini fitness kava. Nagu neile, kes tahavad nagu locked in olla. Selles kavas on 5 trenni nädala. See on Kerli tehtud kava, see ongi Kerli enda nii-öelda challenge, mis on ülipõnev. Ma kindlasti neid trenne tahaks proovida, ma ei tea, kas päris 5 korda nädalas, aga trennikavasid on tulemas. Ma ikka nagu proovin kogu aeg tegeleda. Kogu aeg, that's my job. Kui te tahate mind toetada, siis www.sinutrenn.ee registreerige palun. Ja, aitab emast tänane muusikatund. I love you. When I think about you right off of the deep end, I'm still on and over you. Come all you young rounders, and a story I'll tell of the promise of heaven and the warning of hell. Tööpäev on peaaegu läbi. Ma terve aeg tegin arvutis tööd, kui Noora siin joogat tegi, nii et ma ei hakanud üldse teda segama ja filmima. Ja nüüdseks on kell juba 4 läbi. Mul täna on kell 5:30 ratsutamine. Ja ma ei ole ratsutanud alates eelmisest teisipäevast vist, ehk siis sisuliselt peaaegu nädal jäi vahele. Sass käis ratsutamas ja ma käisin köie peal ka, liigutasin kasiinot. Nii et on liikuda ikka saanud ja ma olen seal käinud, aga ma ei ole seljas käinud ammu. Aga täna ongi trenn natuke hiljem, sest meil tuleb kardinamees. Meil olid korteris magamistoas nagu need päevakardinad, läbipaistvad, siis külgkardinad paksud. Siis meil oli veel magamistoas pimendav ruloo. Me oleme suht nagu friigid, valgustundlikud magamise mõttes. Meil on mõlemad silmaklapid ja kuigi meil siin on ka need päevakardinad ja külgkardinad, siis ikkagi suveperioodil meid häirib. Meid on juba häirima hakanud keset maikuud see, et valgus tuleb tuppa ja ma ei tea, miks me eelmine aasta selle peale ei mõelnud. Aga nüüd me ikkagi otsustasime, et me tellime oma magamistuppa ka pimendavad kardinad ja meil tulebki siis kardinamees neid mõõtma. Ehk siis ma ootan ta ära, siis panen ratsariided selga ja lähen ratsutama. Loodetavasti mingi juunikuuks on meil kott pime magamistoas. Or too soon you will go way up on the hillside where the new flowers grow. Well, he met in the springtime, the sun singing, 2 star-crossed lovers in the still melting snow, where the loving was easy and the courting was brief. Well, they called her a beauty, called him a thief. Kell on 8. Mul on siin suur tuub äsja kokku segatud valgujäätist. See on muus lemmik rummirosina. Sinutrenn.ee lehel leiate retsepti. Kui sul pole valgupulbrit kodus, siis seal on ka retseptid, kuidas teha ilma valgupulbrita, et oleks ikkagi valgurohke, need kõik samad maitsed. Aga see on lihtsalt mega hea. Mulle nagu nii meeldib vaniljajäätis rosinatega ja siin on see rummi ekstrakt ka sees ja see on lihtsalt nii hea. Ratsutamas läks hästi, ma näitasin treenerile ka seda Sassi videot ja ta ütles, et väga ilus istak oli
esmasõitja kohta, et väga hästi sai hakkama. Nii et võib-olla saab Sassi ka kunagi minu treeneri trenni saata, sest see on päriselt minu arust nii sõltuvust tekitav hobi, nii et nii tore, et kohe esimesel korral Sassil nii hästi läks. Ja kuigi ma polnud peaaegu nädal aega ratsutanud, siis kõik oli meeles, kõik läks hästi, ilm oli imeline lihtsalt ja can't wait to go back. See nädal mul on peaaegu iga õhtu ratsutamine. Ja mu praegune lugemine on siukene Chris Whittaker, All the Colors of the Dark. Ma olen sõbrannadega koos, kes mulle tulevad nädalavahetusel külla, nii ma peaks selle nädalavahetuseks ära lõpetama. Aga ma olen praegu 52% juures ja see on nii aeglane lihtsalt. Ma olen nagu nii kaua seda lugenud. Pool raamatut on veel minna ja üle 4 tunni. Aga ma proovin nagu niimoodi, et ma iga õhtu loen mingi 10% ja kuna täna on esmaspäev, siis ma peaks jõudma sisuliselt mingi reedeks või laupäevaks selle läbi. Aga no vahelduseks sükene võib-olla tõsisem põnevik. Nii et loen seda, söön jäätist ja ilmselt scrollin telat. Ma olen värskelt pesust tulnud. Mu tänane tööpäev hakkas sellega, et esiteks trenn, sammud, siis tänase päeva suur sükene task, mis ma pean ära tegema, on Coop Panga koostöö. Seal on mingi skript, mis ma kirjutasin endale eile juba. Täna hommikul ma hulgasin selle skripti sisse voiceoveriks. Siis ma käisin pesus ja nüüd ma teen endale sükse pigem tugeva meigi filmimiseks. Ja siis ülejäänud teine pool päevast ma siis lähen filmin igal pool linna peal erinevaid kaadreid. Mingi 9 kuud tagasi uurisin ringi erinevaid laenuintresse erinevatest pankadest ja Coop Pangal oli tollel ajal kampaaniad, kui sa tood enda kodulaenu nende pank, siis kõik need ületoomiskulud tasusid nemad, ehk siis üldjuhul ongi see, et sa pead need notariaalsed kulud tasuma ja see tihtipeale nagu see võit võib-olla ei tasu ära enne pikka perioodi, aga Coop Pank pakkus meile nii palju väiksemat intressi. Ja ma olen lihtsalt mega rahul. Kui ma ei pea seda siin videos ütlema, aga päriselt. Mulle meeldib nende pangakaart. Ma saan seda kasutada Coop poodides kliendikaardina kohe ja pangakaardina on ju, sest see ongi pangakaart. Saan sularaha igal pool välja võtta. 0 teenustasusid maksata. Mul eelmises pangas niimoodi, et ma maksin iga tehingu eest. See on ajuvaba, ma tean, 25 senti. Igal juhul ma olen mega rahul nüüd Coopis. Aga siis ma lihtsalt lähen Coopi, filmin mingid kaadreid, sularaha automaadi filmin kaadreid, filmin oma pangakaarti, filmin kodus mingid asju, et lihtsalt, et ma nagu tunneks ennast hästi, siis ma teen veits ükse tugevaba meigi. Ja kuigi mul on suht juust peas, mulle eile meeldis see krunn, mis mul oli see kõrge krunn. Ja ma lihtsalt lasen omale kuiv šampooni ja tõmban juuksed krunni ja pesen need homme ära. So yeah. Vaatame nüüd, mis ma tellinud olen siin endale. Esiteks mul see SPF 50 otsa ja mu kõige lemmikum SPF. Üldse L'Oreali see Revitalift on minu arust nagu supermarket brändidest mega hea skincare just. Ja mulle meeldib see SPF 50. Mul on täiesti otsakorral see enda oma ja ma tellisin 2 tükki varusse. See on nii õhuke, mõnus, sobib üli hästi meigi alla. Viraalselt SPF 50. Ma panen seda iga hommik oma elust ja vitamiin C on ka siin sees, mis niisutab ja annab sükest sära. Kahjuks mitte ükski asi neist ei ole sponsord. Järgmine on hobukeskus. Ma tellisin siuksed libisemisvastased ratsmed oma uutele valjastele. Valjad ei ole veel ise jõudnud, aga mustad valjad. Waldhausen brändi omad. Oh my god, need on nii ilusad. Issand, need tundusid e-poes palju koledamad, sest need olid jumala hea hinnaga. Aga need on hüppamiseks jalgade ümber hobusele kaitsmed ja täna me hüppame. Nii et täna võtame need kaasa, paneme ka Siinale jalgade ümber. Ma loodan, et talle meeldivad ja sobivad need. Ja samuti see Waldhausen. Mulle kuidagi tundusid hobukeskuses need nagu kvaliteetsed asjad. Ja last but not least, kõige suurem pakk.
ma siin ikka Kerli koodiga ja Astridi koodiga tellin MyProteinis ka päris palju asju kogu aeg. Ja mulle meeldib oma maapähkli soolakõrsiku jäätisväg. Ma tahtsin seda purujas vormis maapähkli või pulbrit. High protein ka veel. Selle ma sain vist kingituseks kaasa. See on maple flavor. 0 kalori vahtra siirup. Pre-workout ei, ma ei ole mingi Marveli fänn, aga see oli kõige soodsam, nii et ma võtsin seda nendeks hommikuteks, kui mul ei ole üldse tuju trenni minna. Siis see kofeiiniga pre-workout natukene turgutab. Siis siukene minimalistlik pruun spordirinnahoid. Siis mul on see pruun trennikomplekt ja ma tahtsin sinna alla pruuni rinnakat. Ja mida lihtsam, seda rohkem mulle meeldib tavaliselt, nii et tundub väga hea. Ja ma nägin Kerli Diomina eelmises haulis, et ta võttis mingeid proteiinikrõpse. 10 grammi proteiini, 91 kalorit, siuksed väiksed pakid. Võib-olla nendeks õhtuteks, kui mul ei ole maguseisu jäätise või kuhupimasmutiga, vaid hoopis soolaseisu. Et siis siukene mõnus asi, mis võiks olemas olla. Kui ma oleks teadnud oma trahvist seda tellimust tehes, siis ma ilmselgelt ei oleks neid asju ilmselt tellinud see kuu, aga ma tellisin ja enam ma ei tohi ega saagi mitte ühtegi asja tellida see kuu ja ilmselt ka järgmine kuu. Igatahes ma käisin Lasnamäel, ma käisin Coopi poes, ma käisin Coopi pangas, ma tegin erinevaid pilte, et ma sõitsin mööda linna ringi, tein oma pakid ära ja nüüd on kell 3, ma filmin veel siin kodus paar klippi, siis ma peaks süüa tegema, sest ma sõin viimati kell 12 ja mul on kõht nii tühjaks saanud, et ma mõtlesin, mul on marinaadis kanafileesid ja selle asemel, et neid optigrilli vahel teha, ma mõtlesin, ma paneerin neid. Teate, need valmis marinaadides kanad, et ma ei tambi neid, ma ei pane ise maitseaineid mitte midagi, ma lihtsalt selle sama marinaadiga pistan riivsaiast läbi ja praen pannil. Et oleks siuke krõbe kana ja ma arvan, et see marinaad annab ikkagi hea maitseka maitse, ehk siis ma tahan nagu siukest krõbedat maitsekat kana, sest ma teen värske salati sinna alla koos fetajuustuga. Ja siis saan võtta oma fancy'd kaitsmed hobusele ja minna hüppetrenni. Till late under the starshine, I wish that I didn't have to wait. Autumn leaves, please hurry before I start to worry and his face gets blurry. My love, snow will fall and I'll be on your arm, my love. Kes ära mõõdab mu takistuse? Ise mingi tuled mingi ligadi-logadi, peaaegu ei tulegi üle, siis mõõdame ära. 95 meeter. Nätaki. I've tried to set aside all this longing, but it won't hide. I dream about you every night. Winter cold, please hurry. Kuidas meie hüppetrenn siis täna läks? Ma tulin juba tegelikult ammu tagasi, aga ma jõin oma viimase smuuti. Täna tegin muide selle vaarika, mingi vaarika sorbeti maitselise siiro mahlaga ja oli ka mega hea. Ilmselt, et väga ära ei tütaks need kuhupima smuutid, siis neid mahlamaitseid on hea idee muuta, sest tõesti hea oli. Ja väikse kausi mingeid rukkileivakesi sõin ka. Ja siis lihtsalt olen scrollinud, nagu siuke unekas on peal. Aga hüppamine oli siuke so-so. Ta ei olnud üks nendest mega headest kordadest. Ta ei olnud ka väga halb. Lihtsalt esimesed hüpped ma olin kohe mingi asjad ei klapi, siit ei tule hea trenn. Aga ma tunnengi kasiinoga, et nagu mida suuremaks takistused lähevad, seda lihtsam mul temaga on. Sest et kui on nagu väike takistus, siis sa võid suht nagu aeglaselt sinna peale sõita. Siis mul on hästi raske otsustada,
kust maalt hobune peaks ära tõukama, see on nagu nii väike samm, on ju, ja nii väiksed takistused. Siis tihtipeale sammud lähevad sassi meil, siis ta võib-olla hüppab kuidagi koha pealt, et siuke imelik. Ja kohe, kui treener pani mingi siuke 90 ja meeter, mis on meie see maks, mis me hüppame, meetrised takistused on kõige lihtsam mul hüpata. Arvaks, et need on kõige raskem ja kohati ongi veits nagu sabin sees, sest need on palju kõrgemad, on ju, aga seal ei ole küsimustki, sest on kuidagi nii loogiline, et ma ei saagi lähemale minna, sest on niivõrd kõrge, et sa pead nagu teatud kohast ära tõukama. Siis me otsustasimegi nüüd treeneriga, et iga hüppetrenn, mis meil nüüd siis saab olema, korra nädalas kuskil keskmiselt hüppama, me hakkame soojendama juba natuke kõrgematest. Mis sa näed iga kord jooma, kui mina filmin? Ja siis, et hüppame, proovime iga kord hüppata siis vähemalt 1 või 2 takistust, mis on meetrised, et siis me saame mu seda eesmärki täita, mis suve lõpuks on hüpata meetrist parkuuri. Mis hetkel tundub nagu suht ambitsioonikas, aga eks näis. Igatahes nii pikk päev on olnud, kell on 8:39. Lähen loen oma sama raamatut edasi, mis ma eile õhtul lugesin. Ma lugesin eile õhtul mingi 10%, vist isegi lugesin ära suht palju. Siis jätkame täna seda. Thought it'd be golden, crossing the line and don't look back. Think I was broken, I needed some time to clear my head. 'Cause I've made all the mistakes and I've dealt with the heartbreaks, but I think that I found my way. 'Cause I've been sinking like a stone, Carolina, take me home. Nothing's ever really broken, I won't let you go. 'Cause I'm finding my way right back to you. I'll find my way back to you. I see a river floating its way out to the sea. I can remember. Well, it's been some time. You still look like an angel, and you met someone that says he's okay. I sleep like a baby, I don't know how it feels to hurt. Tere hommikust! Selle nädala viimane trenn tehtud ja ma sõitsin nüüd siia Slimmi. Mul on see nädal 2 Slim appointmenti, täna ja homme. Üldjuhul nad soovitaks ikkagi, et mingi 2 päeva oleks vahet, aga me teemegi täna ainult alakeha ja homme ülakeha. Et siis ei ole samad kehaosad mitu päeva järjest. Aga ma väga ootan, sest see on selline mõnus lõõgastus ja siis peale seda ma lähen otse koju ja lihtsalt terve päev teen tööd. Mul ei ole rohkem mingeid huvitavaid käimisi täna. Võtsin kodust oma üleööpudru kaasa. Kuna ma töötan nüüd kodukontoris, mul on veits nagu rohkem vabadust teha hommikul ka ekstra hommikusöök. Enne oli see, et ma läksin kodust ära ja ma läksin tööle, on ju, et ma pidin midagi kaasa võtma, siis ma võtsin alati üleööpudru, see oli kuidagi lihtne asi. Aga nüüd ma vahepeal praan mingit muna, vahepeal teen mingit avokaadosaiu ja siis, kui ma mingi paar korda nädalas söön üleööpudru, siis see hitib nagu eriti hästi. Oh, I ain't gonna live like this no more. Most of my life's been waging war till I found peace. I could have swore what she